Tere ja tere tulemast siis õpilasleiutajate riikliku konkursi lõpetamisele ja auhindade jagamisele. Tere tulemast kõigile neile, kes vaatavad meid üle veebi. Me oleme sellises põnevas protoavastustehases, kus on igasuguseid värke ja seadmeid ja asju juba uurida ja need asjad on kõik kunagi välja mõelnud mingid leiutajad. Mingisugused inimesed, kes on saanud inspiratsiooni ja on teinud meie elu lihtsamaks, huvitavamaks, kergemaks ja ma loodan, et see protoavastustehas inspireerib teidki täna veel siin, sest me oleme siin koos 2 tundi, pärast läheme veel vaatama neid seadmeid seal ja aparaate. Minu nimi on Margus Saar. Ja ütlen siis seda, et aastast 2008 juba Eesti Teadusagentuur on korraldanud noorte leiutajate konkursse. Osavõtt on olnud alati väga suur, kõiki õpilasi on aidanud nende vanemad või õpetajad ja see on üks tähtis ja oluline konkurss. Anu Noorma, Teadusagentuuri juht, ütleb teile nüüd tere. Tere leiutajad! Armsad lapsevanemad, lugupeetud õpetajad ja juhendajad, auväärne žürii, külalised, sõbrad. Tervitan teid Teadusagentuuri poolt. 14. aastat järjest on õpilasleiutajate konkurss toimunud ja oleme täna siin selleks, et auhindu jagada. Miks see konkurss on Teadusagentuuri jaoks nii tähtis? Keegi ei teadvat, kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha, aga mina tean täpselt, kust tulevad need inimesed, kes Eesti elu paremaks teevad. Siit tulevadki kodudest ja koolidest, kus innustatakse mõtlema ja tegutsema palju kaugemale kui hädapärast vaja. Leiutamine on pikk protsess. Ja enamasti ei jõua kuulsuseni või igapäevasesse ülemaailmsesse kasutusse need ideed, millega kunagi alustatud sai. Tuleb toetuda sellele, millest teised on juba katsetades alustanud. Tuleb teha koostööd. Ja sellepärast soovingi teile, et te jätkaksite sealt, kus täna alustasite. Tähtis ei ole mitte ainult selle töö, kes täna auhinna saab, tähtis on tegelikult teie kõigi töö. Soovin siis inspiratsiooni ja julgust käia ringi avatud silmadega ja leida need viisid, kuidas juba tuntud asju paremini teha, et kõigi elu läheks paremaks, meie kõigi kogu maailmas. Jõudu teile! Töid oli tõesti palju, aga keegi peab ütlema, mis on kõige parem või mis on natuke vähem kui parem. Selleks on siis žürii ja hindamiskomisjoni nimel siis Tanel Liira võtabki sõna ja ütleb, milline see üldine pilt tänavu oli. Palun. Tere leiutajad! Tere sõbrad! Tere juhendajad! Nii tore on teid näos näkku näha. Te võib-olla ei tea, aga just nende leiutajatega, teiega sõbrad, olen ma veetnud 1,5 kuud. Ma olen teie suur sõber, teie suur fänn. Ja mitte mina üksinda, vaid siis kogu hindamiskomisjon, meil kokku on 15. Meil on disainerid, insenerid, leiutajad, õpetajad, õppejõud, eksperdid, teadus- ja arendusjuhid ja inimesed Patendiametist. Ütlen ausalt, see on olnud vinge reis. Teate, niisugust tunnet nagu Ameerika mägedel kord mäest üles ja siis mäest alla ja siis jälle hooga üles. Mul on täpselt samasugune tunne ja see tunne kestab siiamaani. Enne tööde esitamist on ootusärevus, siis töid lugedes sööstad hooga mäest alla ja nüüd inertsiga taas üles, hoog on meeletu. Tahaks kõiki leiutisi juba igapäevaselt näha, kasutada ja tegelikult päriselt katsuda.
Kui need leiutised realiseeruvad tulevikus, siis ma tahaks olla osa sellest tulevikust, sest maailm oleks hoopis vingem paik. Kokku esitati sel aastal konkursile 560 tööd 658 autorilt, 76 erinevast koolist, huvikoolist ja lasteaiast. Kõige rohkem siis leiutisi tuli teisest kooliastmest peaaegu 300. Kõige vähem, 10, tuli siis kõige vanemast kooliastmest ehk siis gümnasistide seast. Kõigist noortest leiutajatest siis 320 olid tüdrukud ja 338 poisid ehk siis peaaegu pooleks. Ma ei tea, mis juhtub tulevikus, kui tüdrukuid teaduses jääb aina vähemaks. Kasvanud on siis lastevanemate poolt juhendatud tööde arv ja näiteks siis 46 preemia saanud tööst 30 juhendajaks oli õpetaja ja 16 tööl oli juhendajaks siis lapsevanem. Mulle isiklikult need tööd meeldivad kõige rohkem, kus on siis leiutatud koos perega, ema, isa, õe, venna või siis vanaema, vanaisaga. Väga ägedad olid tööd, kus olid valminud mudelid või prototüübid või videolood. Mõnikord veenab ju parem müügijutt palju rohkem kui igav kirjeldus või pealkiri. Aastast aastasse korduvad ideed robotitest ja masinatest, mis aitavad meid õppimisel, toidu tegemisel, koristamisel. Mina ütlen, see leiutis on juba olemas, selle leiutise nimi on ema. Aga võib-olla lihtsalt igatsetaksegi ema ja loodetakse, et selle töö teevad ära robotid. Palju on lahendusi pakutud siis prügiteemadel, küll siis prügikoristuse teemal või siis prügi taaskasutuse teemal, mis on ka väga aktuaalne teema. Nii, nüüd pöördun juhendajate poole, kallid juhendajad. Hinnates töid tekib kahtlemata tunne, et need noored teavad, mida nad teevad. Nendest noortest sirgub väärikas järelkasv tänastele inseneridele ja teadlaskonnale. Aasta-aastalt on läinud tööd tugevamaks, innovaatilisemaks, kvaliteetsemaks. Kindlasti peitub selle taga järjepidev ja motiveeriv juhendamine. Seda tööd ei tehta aastaga. See on pikaajaline protsess, mis lõpuks ometi on hakanud vilja kandma. Tõsi, uusi asju on raske leiutada ja sellepärast pööratakse üha enam rõhku protsessile endale. See on oskus luua lahendusi, tooteid ja teenuseid, mis on töökindlamad, huvitavamad, inimsõbralikumad, ilusamad, loodussäästvamad ja turvalisemad. Leiutamine on protsess, mis teeb elu paremaks. Tulevikus on meie maailm kindlasti parem, sest seda tulevikku loovad just need noored. Armsad sõbrad, ma loodan, tänasid lahkudes olete mõistnud, et populaarne on olla tark. See on edu võti. Tarkus viib edasi, rumalus tagasi. Rumalad kardavad, et nad jäävad maha ja sellepärast on nad õppinud kõva häält tegema. Ärge laske ennast sellest segada, teie leiutage, arendage, pääske maailm. Aitäh! Aitäh! Ja kõik, kes on siia täna palutud, ega teid ei ole ju palutud niisama. Ma arvan, et päris tühja käega siit ära ei lähe. Me tutvustame kõiki olulisemaid leiutisi. Mõnest räägin mina, aga 9 leiutajat räägivad ise, mida nad siis tegid. Ja ma palun siis kõigepealt siia Tõnis Reidalu, Lümanda põhikooli 6. klassist. Ja tule räägi meile, mis asi on nutikas postkast. Mikrofoni saad sealt. Maski võib ära võtta, kui sa tuled siia lava peale või kus sa tahad olla. Pilt on ka. Tere, minu nimi on Tõnis Reitalu ja ma leiutasin nutika postkasti. Meil on maal ja meie maja asub meie postkastis 2 kilomeetri kaugusel. Ta asub maantee ääres bussipeatuse putka taga ja siin on spetsiaalselt posti jaoks tüütu minna. Tavaliselt võtavad mu ema või mu isa posti ära, kui nad töölt tulevad. Aga siis on jama, et kui üks võtab posti ennem, siis teine ei tea, kas peatuda ja vaadata, kas post on postkastis või see on sealt välja võetud. Nädalavahetustel käime me tavaliselt jalgsi või jalgratastega posti toomas ja siis on eriti nõme, kui posti üldse polegi. Nutikas postkast lahendab selle probleemi, siis et kogu aeg oma telefonist vaadata, kas post on postkastis või see on sealt välja võetud.
nutikas postkast on postkast, mis saadab su telefoni sõnumi iga kord, kui pannakse postkasti või siis, et välja võetakse. Sõnum võib olla saadetud ka mitmele inimesele, näiteks nagu mulle, mu emale ja mu isale. Nutika postkasti sees on kaallüliti, Arduino Uno, GSM moodul, Elisa SIM-kaart ja akupank. Kõigepealt, kui pannakse postkasti, surub kaalplaat 2 kontakti kokku, mille käigus lähevad tööle Arduino Uno ja GSM moodul. Arduino Unole on ühendatud akupank ja GSM mooduli sisse on pandud SIM-kaart, mille andmesidet kasutades saab saata sõnumi. Praegult kahjuks nutikas postkast ei tööta, sest GSM moodul ei taha ühendada Elisa SIM-kaardi mobiilivõrku. Nutikas postkast lahendaks meie pere postiprobleemid ja samuti oleks vajalik inimestele, kellel postkast on käeulatusest kaugemal või post ei käi iga päev. Ma nägin postiljooni vaatamas kirjakasti, kuigi seal polnud ühtegi kirja. Ta ütles, et ta peab vaatama kirjakasti, kuigi seal on harva mõni kiri. Siis saaks me seda sama lahendust kasutada ka kirjakastidel. Et postiljoon saab sõnumi iga kord, kui kiri pannakse kirjakasti või siis, et välja võetakse. See on kõik. Aitäh! Aitäh, Tõnis! Väga põhjalik ettekanne, aitäh sulle praegu! Liisbeth Puht Märjamaa gümnaasiumi 5. klassist tuleb ja räägib meile droonvalgustist. Ma leiutasin selle droonivalgusti sellepärast, et kui ma üks päev pimedas koju kõndisin, no mulle ei meeldi pimedus ja ma mõtlesin, et oleks tore, kui oleks nagu selline valgusti, mis kas sõidaks või lendaks kaasa, kuna kui oleks kogu aeg tee ääres valgusti, siis see häiriks ju ka metsloomi, kuna ma elan maal ja mul on metsad ja põllud ümberringi ja seal jooksevad nagu kitsed, jänesed ja rebased ringi, et ei ole, nagu neid hakkaks ka häirima, kui kogu aeg ju valgus põleks. Ja siis ma mõtlesin, et olekski tore, kui oleks siuke nagu droonivalgusti, mis siis olekski viimase selle tänavavalgustuse posti juures, see oleks nagu laadimiskoht ja sa saaksid sealt siis võtta ühe drooni, paneksid sinna oma asukoha sisse, kuhu sa minna tahad ja see lendaks su ka terve tee kaasa ja pärast läheks siis ise sellesse laadimispunkti tagasi ja läheks end täis kuni järgmise inimese saabumiseni. See on kõik. Kaotsi. Aitäh sulle! Nii, Riko Rosenberg Parksepa keskkooli 4. klassist ja tuleb siis, räägib meile süütematerjali biopressist. Tere, mina olen Rikko ja esitlen teile oma leiutist süütematerjali biopress. Ma küsisin oma kooli sekretäri käest, mis juhtub paberihundist läbi käinud jäätmetega. Ta ütles, et need lähevad enamasti prügikasti või lapsed kasutavad neid oma kunstitöödel. Ma mõtlesin, et nendest jäätmetest võiks teha süüteklotse, millega saaks süüdata ja kaminaid, grille ja nii edasi. Mu masin töötab niimoodi. Ma panen ülevalt paberiribad sisse, see segab need õliga, mis on üle jäänud friikartulite või ponsikute tegemisest, siis masin pressib selle kokku ja ülejäänud õli läheb tagasi segajasse. Alt tulevad välja süüteklotsid. See leiutis oleks kasulik neile, kes tahaks säästa loodust ja ära kasutada jäätmeid. Kõik. Aitäh! Karl Eelmaa Tartu Herbert Masingu kooli 4. klassist. Tule räägi meile tähetark rakendusest.
muinasjutt. tere, minu nimi on Karl ja ma tegin sellise äpi nagu Tähetark, kuna mul endal on lugemisega raskuseid ja ma üritasin välja mõelda, kuidas enda jaoks teha lugemist lihtsamaks ja sellepärast mul tuligi idee teha selline äpp. Ma pole seda äppi küll tegelikult teinud ja see on peamiselt inimestele, kellel on lugemisega raskuseid, kes alles õpivad lugema ja nendele, kes tahavad eesti keeles lugema õppida. Seal on kolm põhilist režiimi, lugemisrežiim, ettelugemise režiim ja fookusrežiim. Fookusrežiim suurendab seda lauset, mida sa loed, ülejäänud osa tekstist muudab uduseks ja see osa lausest, mis sa oled ära lugenud, läheb heledamaks, et see oleks lihtsam ühele kohale fokusseerida. Ja siis lugemisrežiimis sa saad valida ise teksti, muuta teksti kuju, teksti suurust, teksti värvust ja taustavärvust, nii et sul oleks endal kõige lihtsam lugeda, siis ettelugemisrežiim loeb sul iga kuu piiratud kogu ees ette, sellepärast, et kui sul endal on tekstülesanne, siis selle tekstülesande tegemine jääks selle taha kinni, et sa ei saa tekstist aru ja et lapsed ise loeksid. Aitäh! Aitäh, Karl! Tähetark siis aitab tõesti düsleksiaga inimestel näiteks tekste kokku lugeda, sest muidu on neil selleks raske. Vaatame, mis siis edasi. Grete Pärnapuu Tartu Forseliuse koolist, palun. Ja Tartu Loodusmaja 1. klass. Sohivastane täringu viskekarp. Palun siitsat mikrofoni. Sohivastane päringu veeretusmasin teeb niimoodi, et keegi ei teeks päringuga sohki. Aga mu vend tegi alati sohki, et sellepärast ma leiutasingi selle masina. Nii, kuidas see töötab? Niimoodi, et tuleb visata torust üles päringu alla ja siis tuleb teha karp lahti ja vaadata, kuidas, mis see näitab. Mis seal sees nagu on, eks ju? Mm-hmm. Muidu paned käe peale ja siis keerad selle, kuidas ise tahad, et mitu on. No vot, vennale meeldis või? Aitäh! Aitäh sulle praegu! Peeter Kuusik, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 8. klass ja Aia Transformer. Tere, minu nimi on siis Peeter Kuusik ja mina leiutasin Aia Transformeri. Aia Transformeri mõte tarkas siis, kui vaatasin aiamasinate reklaame. Märkasin, et seal oli palju sarnase ehitusega masinaid, mis olid vaid erinevaks otstarbeks. Ja tekkis idee teha üks masin, mille külge saaks kinnitada erineva otstarbega otsikuid. Näiteks mullafrees, lumepuhur, muruniiduk ja nii edasi. Kasutasin leiutiseks suuremas osas taaskasutatud materjale. Kasutasin vanu tõukerattarattaid, valgusti, õmblusmasina ja voolumõtiosi. Ostsin juurde ka kardaani ülekande, päikesepaneeli ja pliiaku, jah. Kas hakkas tööle ka või? Hakkas küll tööle. Enam-vähem on ju siis, aga su idee on siis selles, eks ju, et mitu masinat on nagu ühes masinas, ostmiseks kulub justkui vähem raha, eks ju, sul ei pea siis olema seal muruniiduk ja frees kahte erinevat, vaid nad võiksid olla kõik ühes aparaadis koos. Okei. Nii. Teed järgmise ka, kui keegi su poole pöördub, jah? Noh, teed teistele ka või? Masinad ikka või? Okei, selge. Aitäh sulle praegu. Täiesti töötav ja olemasolev leiutis. Marleen Viisut Kose gümnaasiumist
Kose huvikooli 9. klass ja palun puukotist peaks rääkima. Mikrofoni saad sealt. Tere! Minu nimi on Marleen Viisut ja siis minu puukott on siis valminud vineerist ja riidest. Ja see sobib inimesele, kes siis hoolib keskkonnasäästlikkusest, kuna see puitu vineer ja riie pärinevad mõlemad tööstusest tekkinud jääkidest. Et mina sain need mõlemad siis kahest tööstusest ja need oleksid muidu üpris kasutud, kui ma poleks neid ära kasutanud. Kott sobib ka inimesele, kes töötab tihti ebastatsionaarsetes oludes või kohtades, kuna kott on kokkuvolditav. Seda saab kasutada arvutilauana, kirjutuslauana, et eriti praegusel koroonaajastul ei toimu töö enam lihtsalt kontoris või kusagil muus asutuses, vaid töö toimub põhiliselt igal pool, et seda on nagu lihtne ja hea kasutada. Kott siis sobib ka inimesele, kes hoolib ka siis omapärasusest, kuna kotil on ka siis puidumustrit jälgiv omapärane maaling ja kott on ka siis ehtsas materjalidest tehtud, kuna tegu on siis ka tõesti vineeri ja riidega. Ja kotti sisse mahuvad siis A4 suurused esemed. Kotti saab ka väga lihtsasti hoiustada ja kuna kott on jällegi siis kokkuvolditav, ehk siis see hoiab kokku hoiustamisruumi, et on lihtsam näiteks kappi panna. Kott on ka siis vastupidav ning kotil on ka sees üks lisatasku, ehk et kui sa tahad näiteks panna sinna mõned väiksemaid esemeid, siis need ei lenda mööda kotti laiali. Ja kotil on ka sangad, ehk seda saab ka õlal kanda, kui tegeled mingi muu asjaga samal ajal, kui sa kotti kannad, siis sul on käed vabad ja sa saad tegeleda kõige muuga ka. Aitäh! Aitäh, Marle! Adele Hirmu Tallinna Reaalkooli 4. klassist. Palun tule räägi meile kibu- ja saunakulbi varre jahutussüsteemist. Minu leiutise idee tuli siis sellest, et kuna meil on endal saun, siis meil on ka kibu ja selle juurde kuuluv kulp. Ning iga kord, kui ma käin saunas, siis ma tunnen, et see nagu läheb väga kuumaks ja seda on raske kätte võtta. Siis tuli mul mõte, et seda saaks jahutada nagu väga lihtsalt jää või lumega. Ning jah, see töötab nii, et siis sauna kibu ja selle kulbi varre sees on metalltoru. Ja metalltoru sisse sa paned siis kas kokku pressitud jääpulgad või purustatud jää. Purustatud jää kestab umbes 30 minutit ning jääpulgad umbes siis nagu jahutavad 45 minutit. Ja mõlemad nii-öelda torud on sulgetavad nagu võimalik sulgeda silikoonisskaanega, mis tagab selle, et vett ei leki. Ja see on mugavustoode ja see sobiks inimestele, kellele meeldib saunas käia. Aitäh, Adele! Ja järgmise leiutise on siis 4 leiutajat kokku mõelnud: Grete Paat, Anita Algus, Paul Jürgens ja Jürgen Tihhanov Hugo Treffneri gümnaasiumi 12. klassist. Füüsiliste kaartide kaotamiseks mõeldud telefoniäpp ja Paul Jürgens räägib meile siis sellest. Tere kõigile! Las ma küsin teilt alustuseks ühe küsimuse. Kas te olete kunagi leidnud ennast olukorrast, kus
te näiteks lähete poodi ja avastate, et teil on kliendikaart maha jäänud või siis lähete tööle ja avastate, et teil on uksekaart maha jäänud. Mul on täpselt see olukord tihti juhtunud õpilaspiletiga, kuna ma vajan oma õpilaspiletit selleks, et koolis süüa saada, et bussiga sõita, et kooli raamatukogust raamatuid laenutada. Ma tean, et osas koolis on vaja õpilaspiletit isegi selleks, et kooli sisse pääseda. Ja see kipub mul tihti maha jääma ja see põhjustab väga palju ebamugavusi mulle. See on täpselt see probleem, mida lahendab Connect. Meie visioon on luua mobiilne kaarditasku, kus inimene saab hoiustada kõiki oma kaarte, mida ta igapäevaselt siis vajab. Selleks oleme me loonud mobiilirakenduse, mis on kohe-kohe saadaval kõigile allalaadimiseks ning me tuleme kõigepealt turule mobiilse õpilaspiletiga ehk M-õpilaspiletiga. Seda saab siis kasutada nii kooli raamatukogudes kui ka kooli sööklates enda tuvastamiseks ning bussides valideerimise funktsioon tuleb ka varsti. Oleme seda koos teinud meie koostööpartneritega Tartu linnavalitsusega, Ridangoga, kes haldab siis bussisüsteeme, Riksveebiga, kes haldab raamatukogude süsteeme ning Pixeliga, kes haldab siis koolisööklasüsteeme. Kasutaja vaatenurgast on meie lahendus väga-väga lihtne. Tuleb lihtsalt alla laadida rakendus, skanneerida sisse oma õpilaspilet ning rakendus ongi kasutusvalmis. Meil on siis sööklates ja raamatukogudes sellised väiksed kleepsud, kus on nii QR-kood peal kui ka NFC kiip ja kasutaja saab valida 1-2, ükskõik kumb talle rohkem meeldib ja siis meie rakendusega selle sisse skanneerida ning nii töötabki siis enda tuvastamine. Meie süsteem ei asenda mitte ühtegi olemasolevat süsteemi, mis on juba kooli sööklates ja raamatukogudes, vaid see on nii-öelda käepikendus olemasolevale süsteemile. Ning tuleviku kontekstis me plaanime kindlasti ka õpilaspiletitelt edasi laieneda. Meil on hetkel juba koostööarutelud seoses ID-kaardipõhiste kliendikaartide lisamisega rakendusse ning ka ISIC-kaartide lisamisega. Kindlasti plaanime ka laieneda uksekaartide valdkonda, kuna me näeme, et seal on väga palju probleeme inimestel ja ebamugavusi. Ning plaanime ka lisada teisi kliendikaarte, mis ei ole ainult ID-kaarti põhised. Aitäh! Aitäh praegu! Need olid siis esimesed tutvustused, mõnda tööd tutvustan mina ise ka ja mõne kohta vaatame ka videosid, aga ma arvan, et me võiksime juba tänusõnadega alustada ja järsku saab juba preemiaid ka. Sellel konkursil on väga palju koostööpartnereid ja üks pikaaegsemaid on olnud ikkagi Kuninglik Taani saatkond ja palun siia siis Taani kuningriigi suursaadiku Eestis, Kristina Miskovjak-Pekvardi. Vaatame, kas ta on saabunud. Teeme nagu jõuluvana kutsu. Võib-olla ei ole tulnud, ilmselt ei ole tulnud, ukse taga ei piilu seal. Kas me siis läheme järgmise koostööpartneriga praegu? Ja ehk siis Maailma Intellektuaalomandi organisatsiooni VIPO ja Patendiametit tervitame siin ja Margus Viher, Patendiameti peadirektor, räägib ise kõik oma jutud ära. Ja, tere kõik leiutajad, tere kõik külalised. Patendiametil on natukene lühem staaž kui Taani kuninglikul saatkonnal. 7. korda on Patendiamet siis üle andmas Maailma Intellektuaalomandi organisatsiooni ja ka iseenda poolt 2 auhinda. Ja Patendiameti missioon on siis ka tulevikus kõik noored leiutajad enda juurde meelitada ja näidata, kuidas siis oma leiutisi kaitsta, kuidas nendega tulu teenida, kuidas nendega elus kaugele edasi jõuda. Ja leiutisest juba tegelikult leiutaja siin rääkis ja puhta juhuse kombel me hindasime leiutisi teadmata, kes on leiutajad ja leiutaja on 2018. aasta Patendiametist juba leiutise saanud, nii et tema tulevik on kindel ja helge. Patendiameti eksperdid valisid võidutööks Lümanda põhikooli 6. klassi noormehe Tõnis Reitalu töö Nutikas postkast ja ma loen ette ka hinnanud ekspertide kommentaarid. Minu hinnangul oli see leiutis väga praktiline asi, olen mõnikord isegi tundnud sellist probleemi postkastiga. Kirjeldatud ei olnud lihtsalt mingit abstraktset mõtet, vaid oli pakutud välja täiesti terviklik lahendus, kust näha, kuidas seda valmistada, kust hankida detailid ja nii edasi. Arvan, et sellist postkasti võiks tootma hakata. Sobiliku disaini ja hinna korral võiks see olla minev kaup.
Töö jäi silma, sest probleem puudutab päris suurt hulka inimesi. Kokkuhoiu saavutamiseks ei viida paljudes kohtades posti sulle ukse taha, vaid postkasti peab käima tühjendamas kusagil eemal. Samuti võib juhtuda, et ajalehed jõuavad mõnikord alles õhtul postkasti, seega on päris hea teada, kas ja millal on postkasti juurde üldse põhjust minna. Nii et mõttel on jumet ja selle võiks ka teoks teha. Seda kõike kenasti kirjeldas ka leiutaja ise, nii et soovin palju-palju jõudu ja jaksu ja kutsun siia Tõnise, ole hea. Ja näitan ka see Maailma Intellektuaalomandi Ameti organisatsiooni trofee on siin minu käes ja Patendiamet lisab omalt poolt midagi magusat ja raamatupoe kinkekaardi, nii et palju-palju õnne sulle ja jaksu edaspidiseks. Nii et... Aitäh praegu. Ja. Teeme siis juba pildi iga kohe ära, jah? Nii, ja suursaadik Kristina Miskoviak, Pekvard, palun, sõna teile. Aitäh. Head noored leiutajad, juhendajad ja lapsevanemad. Mul on väga hea meel täna siin olla. Saatkonna esimene auhind läheb leiutisele, mis aitab inimese, kellel on füüsilisi raskusi. Praegu on korralik kätepesu väga oluline ka siis, kui ei saa kasutada mõlemat kätt. So the prize goes to Olimar Jaroslavski. He could not be here today. But could you kindly bring his present up to the stage so I can show what he will get? And we will send him very warm greetings. Ja, Olimar vaatab meid praegu üle veebi. Tervitame teda kõik aplausiga. Ja ma paari sõnaga räägin, mida Olimar ise ütles, et kuna kipsis käega on väga halb käsi pesta. Siis tuli mõte, et oleks selline kindamoodi asi, siis, mille saaks kinnitada kraanikausi külge ja mille sees kätt hõõrudes saaks käe puhtaks pesta. Ja see kinnas võiks olla ülene silikoonist ja sees on siis üleval pool ja allpool palju väikseid, umbes 1 sentimeetri pikkuseid harjaseid ja kinda pealmises osas on augud, kust saab vedelseepi või vett sisse lasta ja tuleb üleliigne vaht ka välja. Ja kinda põhja all on ka veel väikesed iminapad, et see hoiab siis seda kraanikausi küljes kinni. Aitäh sulle! Aitäh! Teine auhind läheb tootele, mis toetab vaimsest tervist ning aitab luua õudusalt hükke atmosfääri. Hükke. See on ka tähtis praegu. Palju õnne ja edu Katrin Siig, Ann-Margaret Hünnerson ja Marcella Tang. Viimsi gümnaasiumi 12. klass. Ütlen siis, et õpilasfirma Sfäär valmistab hiigelpaelast sisekujunduselemente, millega luuakse kodudesse hubane atmosfäär, käsitööna valmivad padjad ja pleedid, need on omapärase disainiga, moodsad ja ilusad, efektne materjal ja erinevad toonid annavad ruumile uue perspektiivi ja atmosfääri. Sellised tüdrukud. Palju õnne. Teeme pilti ka. Jah. Ah. Suur tänu. Meie koostööpartner on ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja suur tänu. Ja palun siia Anneli Tank, tööstusvaldkonna nõunik.
räägib ise ära, miks preemiad tulid. Tere, kallid noored, tere, kallid juhendajad. Nii suur rõõm ja au on täna teie ees olla. Ja Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tulevad teile soojad tervitused meie mõlemalt ministrilt ja kogu meie tööperelt. Mina vaatasin läbi kõik need tööd. Ma võtsin kogu nädalavahetuse, ütlesin oma perele kodus, et kallid, ma võtan aja maha, ma võtan, loen, vaatan. Ja see, mida te teinud olete, ka need noored, kes täna siia saali ei saanud tulla, te olete teinud ära suurepärase töö. Suur tänu. Ja Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi poolt me tahame ka esile tuua mõned kõige tublimad, kuigi te kõik olete tublid. Ma alustan kõige pisemast. Kui mina olin 3-aastane, aasta oli 1944, siis minul oli natuke sarnane hirm, et ma kartsin minna pimedas teise tuppa. Ja kui ma lugesin seda, mida sina, Miia Merili, tegid, siis ma ei tea, kus sa nüüd istud praegu, sa võid vaikselt anda kusagil käega märku, kui sa oled saalis. Ma loodan, sa oled. Et siis mina tundsin küll ennast väga ära, kuigi sa oled nüüd natuke suurem. Ja ma palun ka Miia Merili juhendaja Eleri siia, kui sa oled siin. See on mitu täppi. Mis vajutad selle musta peale? Sellised lambisussid siis Miia Merilil. Aitäh! Ja mul ei enne, kui Miia Merili siit koos Eleriga lavalt ära läks ütlemata, et see raamises olev tänukiri ei ole kõik, mida kõik meie tänased tunnustatud saavad. Homme tuleb minult kõikidele teile, nüüd ka Miia Merilile ja Elerile ja kõikidele nendele, kelle nimesid ma järgmisena nimetan, postkasti üks kutse. Me ootame teid 4. jaanuaril Tallinna, kus me saame kokku Andres Sutiga, me lähme koos lõunale, ta on meie valdkonna minister, ja iga noor, kes täna saab siit MKM-i poolt tunnustuse, saab 4. jaanuaril külastada ka ühte ettevõtet, kes päriselt tema toodetud asjadega igapäevaselt tegeleb. Aga sellest kõigest ma kirjutan teile juba homme. Nii, aga et mitte pikalt venitada, siis ma palun siia nüüd ühe noormehe, kes täna on juba mitu korda laval käinud, ja kes minu südame täielikult võitis. Tõnis, kus sa oled? Palun tule lavale. Aitäh, see postkast on super. Ja ma palun ka Tõnise juhendaja Janno Tuuliku lavale, kui ta on siin. Juhendaja Janno ka, palun. Vabandust, juhendaja Janno nimi vaibus aplausi merre, aga Janno Tuulik, Tõnise juhendaja, palun. Teeme siis pildiga kohe ära. Siia risti juurde. Aitäh! Siis taaskord üks selline seltskond, keda täna juba on nimetatud nimetusega, ühisnimetajaga Connect. Ja teie puhul, noored, ma tahaks eriti esile tõsta seda, et te teete nii ägedat tiimitööd. Kui ma lugesin teie äppi kohta, nii sotsiaalmeediast, vaatsin teie sotsiaalmeedialehte, lugesin, mida te teinud olete, see on ülikihvt. Nii et Paul, sina oled saalis, ma tean, et vist sinu sõbrad ja tiimikaaslased täna siin ei ole, aga sa saad koju viia nüüd kõik need tänukirjad ja palume siia ka Ülle Seevri, meeskonna juhendaja, kui ta on siin. Ma annan siis sinu peale kõik need 4 peamist. Aitäh. Ja teile Ülle suurt tänu.
on siia pildi juurde ka. Hugo Treffneri gümnaasium on siis sellise asjaga hakkama saanud. Aitäh praegu! Siis järgmine tunnustatu, tema nimi täna ei ole siin veel kõlanud ja ta on Ragnar Leeduks ja nüüd ma annaksin korra sõna üle Margusele, kes loeb, millega Ragnar on tegelenud nüüd mõnda aega. Mahla säilituse abikomplekti teinud. Õunamahla pakendamine säilituskotti, mis ise kuidagi püsti ei püsi, võib olla väga keeruline. Pakendamise vajalike asjade nimistus on palju asju, lehter, ämber, kulp, vineerdetail, mis aitab säilituskotti ämbrist püsti hoida. Vineerile tuleb sisse lõigata ka täpselt õige suuruse ja kujuga soon, mis aitab siis säilituskotil liikumatult ämbris püsti püsida, seda sealt eemaldada ja vajadusel uus säilituskott paigaldada. Vineerplaat aitab kindlamalt hoida ka lehtrit püsti. Nii lihtne see ongi. Palun! Ja koos Ragnariga ma paluks siia lavale ka Jaan Tasa, kui juhendaja on siin. Ja tundub, et see on täiesti töötav leiutis ja täiesti olemas juba, ainult ei ole joonise peal. Teeme siis pildi ka. Nii, ja Majandusministeeriumil on veel üks jutt. Ja Ragnarile veel nii palju, et mina teen õunamahla igal aastal, nii et ma tulen varsti su jutule. Aga meil on jäänud üks eripreemia ja ma tean, et neid häid preemiaid ja partnereid on veel palju, nii et ma palun siia lavale nüüd Adrian Ala koos oma juhendajaga ja Adrianil tegelikult vedas veel nii palju, et tal on suisa 2 juhendajat. Ehk siis, kui mõlemad juhendajad on siin, siis olge palun head, tulge ka lavale. Kas ma võin öelda, mis huvitav asi see on? Kui sa lubad, Margus, siis ma ütlen ise. Jaa, no nii, kui sa said aru. Et kuigi kõik need tööd olid suurepärased, siis meie majas ju täna laual on kõik, mis puudutab rohepööret, digitaliseerimist, innovatsioonipööret ja kui need tööd olid eranditult suurepärased kõik, nagu ma enne ütlesin, aga Adrian, see töö, mida sina tegid, meie majas on väga palju inimesi, kes tahavad sinuga kokku saada. Ma enne tänast ei tohtinud rääkida mööda maja, aga ma suhtlen sinuga edasi, sest et vesinik on meie majas praegu väga kuum teema ja see, mida sa tegid, on üli super. Ehk siis Ragnar tegi vesiniku tootva generaatori, nii et lava peal seisab, no kui mitte tulevane minister, siis vähemalt üks väga kõva valdkonna ekspert 20 aasta pärast. Nii, kõik kingitused ühte kätte ja teeme pildi ka. Igatahes toodab siis vesiniku täiesti heitgaaside vabalt ja täiesti on õnnestunud ka juba, nii et ma ei tea, see on siis valmis, ma saan aru. Aitäh sulle praegu! Suur tänu, ma lava kauem kinni ei hoia ja lasen moderaatoril tööd jätkata. Ja nagu te kuulsite, Majandusministeerium kirjutab teile homme veel kirja ka. Üks koostööpartneritest on Transpordiamet, ennetustöö osakonna ekspert Liis Sepp, palun. Tere kõigile! Suur aitäh kõikidele tööde esitajatele, kõikidele juhendajatele, lastevanematele, õpetajatele. Liiklusteemalisi töid tuli kokku 61. Vaatasime need kõik üksipuldi läbi. Väga raske oli hinnata ja lemmikud välja valida, aga 8 eri auhinda me täna anname. Alustame 3. kooliastmest ja esimese eriauhinna saab Kevin Reinberg Tõrva gümnaasiumist koos juhendajaga Jaan Tasaga. Tulge lavale. Siia mina räägin nii kaua. See on siis mina for sulle.
see aitab paremini märgata jalgratturit ootamatus olukorras. Lahendus töötab sarnaselt valgusfoorile, et tänava ääres on soojus- ja kiiruskaamerad, mis reageerivad soojale ja liikuvale kehale. Foori tuled annavad jalgratturi lähenemisest teada värvidega ja sõidukijuhid jõuavad reageerida vastavalt. See on sarnane siis liikluspeegliga, aga peegli probleem on halb nähtavus, kehva ilma ja pimedaga. Mina Foor sulle kasutab lisaks ka LED-tulesid, mida on kaugele näha. Palju õnne! Teine eriauhind läheb Maiko Abihile Kohila gümnaasiumist koos juhendaja Priit Väljaga. Ise leiutatud ja ehitatud mopeed, suurepärane näide taaskasutusest, mis võimaldab lahendada transpordiprobleeme hajaasustusega piirkondades. Mopeed on tehtud siis 3 vanast jalgrattast ja mootoriks on vana mootorsae mootor, 2-taktiline, 2 kilovatti võimsust ja arendab kiirust kuni 45 kilomeetrit tunnis. Transpordiamet lubas arvele ka võtta. Aitäh praegu. Kolmas eriauhind põhikooli 3. kooliastmes läheb Erkile Kõppu põhikoolist koos juhendaja Margus Mikkoriga. Ja Erki kooli jalgrattahoidla jäi väikeseks ja nii tekkis vajadus ehitada uus, suurem, parem ja stabiilsem hoidla ja Erki pakkus välja lasipuuga sarnase lahenduse, kus ratas seisab püsti nagu vanasti hobused. Nii, ja lähme edasi teise kooliastmega. Kutsume siia lavale Henri Põderi Gustav Adolfi gümnaasiumist koos juhendaja Kairi Aaraverega. Nii, vargakaitse tööpõhimõte on lihtne. Paned ratta lukku ja vajutad näpuga näpulugeja puldil, mis paneb siis ratta valvesse ja kui seade tunneb 10-15 sekundit liikumist, hakkab häire tööle nii puldil kui ka seadmel, mis ehmatab varga ära ja teavitab sind juhtunust. Boonuseks on see, et pulti saad registreerida mitme pereliikme näpujälje. Aitäh! Järgmisena kutsun siia Liisbet Puhti Märjamaa gümnaasiumist koos juhendaja Eve Purmeistriga. Ja Liisbet juba näitas meile oma droonvalgustit ka. Palju õnne! Kolmandaks palume lavale Riko Stepanovi koos isaga, Raivo Stepanovaga. Nii, möödasõiduäpp. Paljud õnnetused maanteel tekivad möödasõitudel. Et teha need turvaliseks, leiutas Riko möödasõiduäppi, mis näitab kaardil reaalajas autode asukohti ja hoiab vahemaad nende vahel. Äpp aitab välja arvutada autode vahemaad ja annab info turvaliseks möödasõiduks. Lisaks annab see enne möödasõitu märku juhul, kui möödasõidu vahemaa ei ole piisav. Ja teeme mälestuseks pildi ka. Ja nüüd palume lavale Edvard Lassi Tõrva gümnaasiumist ja juhendaja on jällegist Jaan Tasa. Jaani me seekord uuesti ei kutsu, nii et aga Edvard, tule sina. Nii.
nüüd on siis tõukerattahoidja ja selleks, et tõukeratast ei oleks kerge pahalastel varastada, on vaja see lukustada. Rattaluku on aga tüütu kaasas kanda, peale selle võib see ka maha ununeda. Probleemi lahendab siis Edvardi lukusüsteemiga tõukerattahoidja. Rattahoidja külge pannakse metallist pulk ja lukustatakse selle külge. Ja tõukeratta omanik sisestab koodi ja lukustab ratta. Palju õnne! Ja viimaks lähme nüüd kõige väiksemate juurde ja kutsume lavale Karmen Kooviti Tallinna Kesklinna põhikoolist koos oma juhendajaga Kristiina Roosilehega. Automaatne aknapesuvedelik. Karmini arvates saab autodel aknapesuvedelik liiga tihti otsa. Õige. Eriti veel keset liiklemist. Õige. Seetõttu pakub ta välja autoklaaside soojendusfunktsiooni, mis sulatab autol oleva lume ja suunab sulavee aknapesuvedeliku paaki. Lahenduse kasutamiseks lisatakse auto aknapesuvedeliku paaki lisanduv teine paak pesuvedeliku kontsentraadiga, mis siis segatakse vastavalt lahendusastmele. Selge. Aitäh! Ja suur aitäh kõikidele leiutajatele veel kord, te kõik olite väga tublid. Aitäh! Aitäh! Leiutuskonkursi partneriks olnud mitu korda ka aktsiaselts Admirals ja firma esindaja on Triin Ott. Et siin vahepeal maha ei kuku. Võib-olla, jah. Aitäh. Nii, tere ka minu poolt. Hea meel on olla siin ja anda siis ära ka Admiralsi kingitus. Et esmalt soovin siis tänada korraldajaid, kes on nii vahva ürituse siin siis ära korraldanud ja loomulikult teid, head leiutajad ja juhendajad. Et leiutamine, mis on? See on ju millegi uue väljamõtlemine ja see pole teps mitte kerge. Aga leiutajad, kes te olete täna siin ja samuti, kes vaatavad ekraani vahendusel, te olete suurepärase töö ära teinud. Te olete väga tublid. Ja nagu sai ka varem mainitud, nagu ütles ka hindamiskomisjoni esimees, valdkondi oli nii palju, kus te olete oma erinevaid leiutisi siis leiutanud. See näitab, et te olete laia silmaringiga, te oskate näha juba, et kus on probleemi, mis võiks paremini teha ja samas on teil ka palju loovust, et siis see asi ka valmis päriselt teha. Meie täna anname välja ühe kingituse ja selle kingituse autori on siis, kes mõtles välja, ma mõtlesin, et siin on juba näha, ei ole veel. Nüüd on. Et nagu näha, kingituse autor on siis kasutanud selliseid esemeid, mida me igapäevaselt vajame, aga on lisanud sinna juurde ühe vahva funktsiooni ja tema mõte on väga huvitav ja kasulik ja ma arvan nii lastele kui ka miks mitte täiskasvanutele endale. Nii et hea Miia Merili, palju õnne sulle, sina saad siis meie auhinna. Ja aitäh ka juhendajale. Ükski laps ei pea nüüd pimedat tuba kartma. Teeme pildi ka siin. Olge siin selle koha peale, siis on kesti. Suur tänu. Järgmine preemia tuleb siis Tallinna Tehnikaülikooli Mektori tehnoloogiakoolist ja ma palun siia nende esindajad, Kädi Kallau, tehnoloogiakooli juht ja Hanno Tomberg, Tallinna Tehnikaülikooli avatud ülikooli juhataja. Tere ka meie poolt. Et meil oli ka väga suur rõõm läbi vaadata paljud teie tööd, paljude noorte leiutajate tööd. Ja kas ma olen nüüd sinu kätte? On sul veel mõni käsi? Ja siis ma alustaksin sellest, et kõige
kõige toredamad tööd on alati tegelikult meil meeldinud sellest kõige nooremate kategooriast, et seal on alati olnud selliseid pärleid, mis meil teevad südame hästi soojaks. Ja kui alustadagi nendest noortest, siis meie lemmikuks osutus seekord Grete Karen Koppel, kes leiutas sellise masina nagu rõõmus koristaja ja sellega on siis nii, et see reageerib suulistele käsklustele, ütled talle, mida tegema peab ja tema teeb seda rõõmsalt. Nii et palju õnne. Ja täname siis ka Grete Kareni juhendajat Nele-Mari Suibogandi. Jaa. Mulle just meeldis see, et rõõmus koristaja on mõeldud suurtele peredele, et koristada suurt segadust, mis nendes kodudes tekib. Teeme siis pildi ka ära vahel. Aitäh! Nii, teiseks lemmikuks siis sellisest keskmisest vanuseastmest osutus meil Elis Ütsik, kes leiutas sellise asja nagu Eesti veekogude äpp ja nagu Anno enne siin me omal vahel rääkisime, mainis, et temal oleks olnud suvel just seda äppi vaja, sest et tema otsis kangesti kuskil võõremas piirkonnas ujumiskohta, aga väga raske oli leida, sest ei tea. Ja seda probleemi põhimõtteliselt siis Elis ongi lahendanud. Et jah. Lisaks veekogude piltidele on siis ka lühitutvustused, veetemperatuur, juhised veekogu juurde jõudmiseks, info selle kohta, kas ujumiskoht on G4S valve all ja kui ohutu on see ujumiseks. Et see võimaldab siis lihtsalt ja kiirelt saada vajaliku info Eesti kaunitest ujumiskohtadest ja aitab inimestel avastada uusi paiku. Teeme pildi ka kohe ära. Aitäh, palju õnne! Ja kõige vanemate leiutajate hulgast meeldis meile siis kõige rohkem Mark Smirnovi töö ja tema mõtles siis välja sellise asja nagu automaatne tablettide jaotur. Ja see on siis väga-väga praktiline selline seadeldis, mis aitab tabletivõtjatel, kes seda regulaarselt teevad, õigel ajal teha seda, mitte unustada, aga mitte ka topelt võtta. Nii et väga praktiline selline leiutis. Aitäh. Ja ütleme juurde, et Mark tegi ka prototüübi valmis. Ja ütle ise, palju see maksab? Prototüüp on väga sobiv. See on umbes 40 €. Ja see on ka see hind, millega oleks valmis seda ostma. Samal ajal turul on tooted 400 kuni 900 €, eks ole. Ja täname ka Marki juhendajat Maria Smorsevski-Smirnovat. Veel korra üks asi jäi mainimata, et ka Elis juhendajat Jaan Tasa täname. Aitäh! Aitäh, Tallinna Tehnikaülikool! Ja on hea meel, et meiega on jälle Energiaavastuskeskus ja sealt teadus- ja arendusjuht Aare Baumer. Ja, tere! Ma sain aru, et Maili Karust siin päris ei ole, aga Eesti Teadusagentuur siis võtab selle kotikese, kus on siis mõned niisugused nagu natuke jõulude ja pimedusega seotud asjahaldused, see on see ühesõnaga. Et hästi lühidalt, kui ma räägin, kasutan juhust siis, et reklaamin natuke seda värki. Algul tundus ta mulle sellise täitsa tavalise asjana, nagu te teate ju, õpilased teevad neid äppe nii palju, et meil on tekkinud ükskord koosolekul idee, et peaks tootma ühe äpi, mis toodab äppe. Et siis oleks neid kohe päris nii piisavalt. Aga seoses huviharidusega just, et pilk jäi üsna kiirelt siiski peale sellele, et
idee on selles, et õpilased, ma ei nimetaks neid lasteks, täiskasvanud inimesed juba peaaegu 12. klass, 11. ja et nad kogu aeg ju vaatavad ringi, kus midagi teha saab ja nagu ma aru sain, see oli probleemipõhine see lahendus, sellepärast et üks tema tuttavatest käis huvitavas tantsutrennis, nagu Mailis kirjutas ja ütles, et ta ei teadnud sellest midagi. Ehk siis, kui ma lähen näiteks külmkappide, vaatan kodutehnikat, sealt kuskil, siis on pikk nimekiri kõik, eks ole, et kui palju maksab, kui kõrge, mis värgid edasi, lased filtritest läbi ja avastadki, et ohoo, midagi isegi sobib. Ja vaat samamoodi tegelikult tema äpi idee seisneski selles, et kogu huviharidus viiakse lihtsalt sellisesse äppi, kus sa paned selle sisse ja ütled, et ma olen Tartust näiteks või vastupidi, ma olen Tallinnast ja siis tekib seal külje peal tohutu hulk võimalusi kõike seda enda järgi siis nii-öelda paika panna ja vaadata, et mis sulle siis nagu sobib või mida siis parasjagu on ja kus on ringid täitunud juba, kus ei ole, nii et ma arvan, et see on tegelikult päris huvitav mõte, et saab seda informatsiooni personaliseerida ja teiseks või õigemini lõpuks ma võin kokkuvõtteks öelda, et minu teda on keegi öelnud, keda ma täpselt tean, öelnud, et see, kes kontrollib informatsiooni, see kontrollib kogu maailma. Suur tänu! Maili Karus, loodetavasti sa vaatad meid veebiteel ja Jaare saadab siis kingituse veebiteel edasi või? Kuidagi ikka, jah, aitäh. Nii, me oleme protoavastustehases ja protoavastustehase poolt annab oma auhinna Ott Sarapuu. Ja tere õhtust või tere pärastlõunat ja tere tulemast protoavastustehasesse. Rõõm on, et me saame ikka nii arvukalt koos olla ja mitte kõike ainult seal online'is teha. Mõned nimed, aga need ei ole võitjad. Ajaloost Karl Papello, Walter Zapp, Bernhard Schmidt. Teile leiutajatele võiksin need ajaloolised nimed üht-teist öelda. Kaasaeg ka. Karoli Hindriks, Ahti Heinla, Ardo Kaurit, Andrus Vare, Endrus Arge. No nüüd te võite mõistatada, mis leiutised, Eesti leiutised nende taga olid. No kes nimesid ei tea, võtab pärast Google'i ja vaatab järgi. Aga need, nagu ma ütlesin, on kõik leiutajad ja need kõik on inimesed, kes on teinud paremaks ja mugavamaks meie igapäevast elu. Need inimesed on kõik eestlased. Ja sellepärast on väga suurepärane, et ainult mitte need nimed, kes täna on olemas, vaid need nimed, kes tulevikus kunagi 10 või 15 aasta pärast loodetavasti siinsamas lava peal samamoodi ette loetakse, on teie hulgas. Meie lõime, et te natuke teaksite, kus te siis olete ka. Me lõime proto selleks, et leiutajaid ja leiutamisvaimu oleks rohkem. Ja see pole üldse tähtis, kas noored või vanad, mehed või naised, sest targaks peab saama lõbusalt. Ja kui me mõtleme leiutamise peale, siis mida selleks vaja on? No me arvame, et selleks on vaja natuke teadmisi või võib-olla natuke rohkem kui natuke teadmisi. Selleks on vaja fantaasiat ja loovust ja selleks on vaja pealehakkamist, et asjad ära teha. Ja kõiki neid 3 omadust, need, kes on täna saalis ja need, kes esitasid oma tööd kõige paremal moel täidavad. Mul on hea meel, et see, kelle me võitjaks valisime oma auhinna puhul, ei ole veel täna nimetatud. Ma pean spikerdama selle nime. Aga selleks, pilt ka tuleb äkki. Selleks võitjaks on tegus olmerobot linalakkade majapidamistesse. Vaat täpselt, see saalist olev kohin oli täpselt see sama, mis meilgi tekitas seda. See on nutikas väike asi, mis korjab kokku juuksekarvad. Ja minust on see suurepärane, sest see lahendab nii lihtsalt olmeprobleemi, mis ilmselt nii mõnelgi meist kodus on. Ja teine asi, mida videot on ka, aga mis oli suurepärane, et seal videos ta ütleb, et ta tegi seda koos oma isaga.
ja see, kui on vanema ja lapse suurepärane koostöö, on minu arvates eriti kihvt. Ja boonuseks on see, et selleks leiutajaks on tüdruk. See on ka minu arvates tore. Nii et Marta, ole hea, tule siia, kui sa oled saalis. Tere, minu nimi on Marta Koresko, ma käin alles 1. klassis ja olen 7-aastane. Meil oli koolis suur leiutiste konkurss, siis me leiutisime issiga sellise masina nagu tolm, see on ta nimi. Ta töötab patareide abil ja tal on siin mootor, ta sõidab mööda põrandaid ja korjab juuksekarvu. Nagu alati, kui ma kammin juukseid, langeb maha väga palju juuksekarve ja meil on nüüd tüüpi koristada. Minu roboti abil nagu tolm korjab kõik maasodi asja, need saab siis sealt kinni võtta ja ära visata. Nii, see ongi mu robot siis tolm, nagu ma teile enne näitasin. Me ehitasime teda niimoodi, me käisime mitmes poes ja tema jaoks oli meil vaja 10 katsetust, et ta lõpuks tööle saaks. No, me käisime poes ostmas harja, võtsime tal otsa ära, ise ostsime selle mootori, mis on sellega koos ja siis me käisime patareisi ostmas, nipukad oli minu lauasahtis ja raiusime harja otsa, et see nina saada, mis tal siin on. Ja ta niimoodi töötab. Ja selline mulle juhtis. Jah, nüüd panen korra kinni ja näe, kõik juuksekarvad ongi juba koos. Selline oli, kui mul leiutis tolm. Võib-olla me paneme selle issiga poodidesse müükis, võite neid osta. Head aega! Suurepärane, ma unustasin ütlemata veel selle, et meie auhinnaks saab olema midagi, mis valmib tulevikus, ehk siis me tahaks koos Martaga ja sellest leiutisest teha ühe videoklipi, nii nagu mõned aastad tagasi oli Leiutades Eestit, see videosari, mis kohutavalt meile meeldib ja et seda kuidagi jätkata, et võib-olla kunagi, kui Marta on suur, siis saab vaadata seda, mismoodi oli see asi siis, kui ta oli aastal 2022 või 2021. Lähme teeme pilti ka. Aitäh, Marta ja Proto avastustehas. Ja järgmiseks palun siia Eesti Teadushuvihariduse Liidust Heilo Altini, liidu juhatuse esimees. Ja seekord leiutajad ei saagi. Sa pidid seda kohe mainima nii. Jaa. Tervist minu poolt, mina olen Heilo Altin. Ja ma tahaks kõigepealt tänada tegelikult Teadusagentuuri ja nende töökat meeskonda selle konkursis nii pikaaegse läbiviimisest, nii et teeme neile ühe aplausi. Ja kui Katrin pakkus meile võimalust tulla ja anda ka enda poolt auhinnad välja, siis mõtlesime, et aga kellele me siis anname. Aga lühidalt, mis asi on Teadushuvihariduse Liit? Me koondame inimesi ja organisatsioone, keda huvitab. Mis te arvate? Teadus, haridus ja huvi selle kõige vastu. Ja liit näitab meeskonnatööd. Aga need leiutised ja kõik need tublid noored leiutajad, kes siin täna on, nad kindlasti ütlevad täna õhtul ka aitäh oma juhendajatele. Ja sellepärast me otsustasimegi, et meie tõstaks esile siis 2 juhendajat ja 2 tööd ja ütleks neile aitäh siis enda poolt. Ja see aitäh on siis, kannab täpselt 3-kohalist numbrit, 250 €, pluss siis tulumaks. Nii et Margus, palun. Jah, Katrin Soika Gustav Adolfi gümnaasiumist, Anni-Triin Soika Gustav Adolfi gümnaasiumi 3. klassi töö juhendamise eest ja see on siis töö Targik, tarkuse padjapüür. No palun siis ja siia mõlemad. Kas tegelikult saaks äkki korra mikrofoni, sest et see on üks nendest leiutisest, mis pole veel lava peal täna tutvustatud, et tuleb või? Okei, selge. Jaa. Lilled ka ja teeme pildi ka kohe ära.
Nii, kas ma järgmisi ütlen ka? Üks kuulus telefoniäpp on siin juba mitu korda kiitust saanud ja neid juhendab Ülle Seebri. Palun siia. Aitäh! Nii, enne keegi jubedalt karjus seal teises saalis, huvitaks ta on veel kohal siin. Igatahes ma tahaks siia kutsuda nüüd Lottemaa teemapargi esindaja siia, Jänes, palun. Mina ei pistukun üllatus. Jupe, põnev. Te vabaks ei ole praegu teie kord minna, minu kord on minna kõigi ette rääkima. Tere, fännid, suured laud. Ma siis olen kuulus leiutaja, aga fännid kutsuvad neid igati pidi. Mõni ütleb, kuule abikaasa kallis. Mõni ütleb isegi Adam, see peab kogu aeg minu leitusi piiruma. Aga nagu teie võite neid kutsuda, Eenius Jänes leiutajate kevadis. Kuulus leiutaja, terve elu leiutanud. Ja seepärast meil toimub leiutajate külas väga tähtis konkurss, et kes oleks inimestest meie vääriline. Ja te leiutajate elus ei ole lihtne. Ma peaksin teile natukene kõnet. Ma peaksin siin seisma või. Kas kuulete või? Äkki nali, vaadake kui hästi te mind kuulete. Ei ole lihtne olla leiutaja. Kui sa oled leiutaja, siis on sul 100 mõtet peas. Mõtled enda peas ringi ja siis hakkab üks mõte paluma, et pai leiutaja, palun vali mind. Ja siis teine leiutis tuleb sulle pähe ja hakkab trügima, et ei, leiuta hoopis mind valmis. Ja mida sa siis teed, kui nemad seal omavahel trügivad ja nügivad, siis sa ei saagi ühtegi leiutist valida. Ja siis võib hakata maru igav. Ei tea, kas nokkida nina, ei tea, kas teha lõunahuinakut. Ühesõnaga, siis oleks vaja selle vaba aja veetmiseks midagi teha. Ja õnneks on siin 3 tüdrukut, kes on leiutanud jube vinge masina valmis. Ja see masin on ajaveetmisrobot. Nii et Anna-Miia ärge pange tähele. Anna-Miia, Margaret ja Lisandra, palun palju õnne. Tulge kõik. Nemad käivad 4. klassis. Tulge julgelt lavale, vaadake, kui ilusasti viksite viisakalt kõnnivad. Tulge julgelt. Sest mul on teile auhind kanda. Nimelt, mida nemad siis võitsid. Esiteks olete teie automaatselt suure leiutamisvõistluse 2022 finaalis. Kui te selle peaksite ära võitma, sinna saab ainult 6 tööd, siis teie leiutis leiutatakse valmis leiutajate külla Lottemaale, Reiu külla. Täitsa saate iga päev, saavad kõik lapsed seda vaatamas käia ja tehakse päriselt valmis ka, jah. Ja otse loomulikult kutsume teid terve teie perega endale külla ka ja igasugust muud nänni ka. Veel kord suur aplaus teile. No paneme lilled ka, saab ilusa pildi. Igatahes, kui sobiv mäng on puudu, siis probleemi aitab lahendada leiutis ajaveetmise robot, kellel on alati aega mängida mis tahes mängu. Trumpab üle isegi Adalberdi. Aitäh! Aga mis ma siis veel võiksin? Kõik jah. Ei, no selge, ma siis lähen edasi, aga soovin teile ilusat õhtu jätku ja aitäh, et ikka kutsusite ja kutsuge veel. Tšau! Kohtume järgmisel aastal. Ja enne kui on aeg käes anda üle riiklikud preemiad, veel mõned eripreemiad ja laste teadusajakiri Minu maailm, palun siia ette Lillemägi, Minu maailma peatoimetaja.
tere siis ka laste teadusajakirja poolt, et laste teadusajakiri, nagu nimigi ütleb, tegeleb teadusega. Ja ega teadusel ja leiutamisel mingisugust erilist vahet ju polegi. Kui vaadata inimkonna ajalugu, siis leiutisi, kui jätta juhus kõrvale, et kellegi lihtsalt juhtus nii, et ta kogemata leiutas midagi, siis kõik leiutised on tehtud peamiselt 3 põhjusel. Esiteks uudishimust, teiseks vajadusest ja 3. väga tähtis asi on loomulikult laiskus. Et kui inimene on piisavalt laisk, et ta ei viitsi midagi teha, siis ta kindlasti jätkub piisavalt nutti, et leiutada just see vajalik asi, mis aitaks talle seda midagi teha, mida ta parasjagu teha ei viitsi. Ja kõik meie auhinnad on ka lähtusid nendest 3 põhjusest, et meie auhindade seas on nii neid leiutisi, mis on tehtud vajadusest, kui neid leiutisi, mis on tehtud sellepärast, et inimene on laisk, kui ka neid leiutisi, mis on ilmselgelt tehtud lihtsalt uudishimust, et vaatan, mis välja tuleb. Ja kuna meie ajakirja sihtgrupp lõpeb umbes täpselt seal, kus teine vanuserühm ehk 4. ja 6. klass, siis minu sügav kummardus kõigile vanematele leiutajatele, et ma väga kõrgelt hindan teie püüdlusi, aga kuna meie auhindadeks on ajakirja Minu maailm tellimused, siis on vast teie juba olete piisavalt targad selle jaoks. Ja alustan siis esimesest vanuserühmast kõige pisematest ja nagu ikka ei suutnud ka meie ei öelda lambisussidele. Nii et Miia Merili nisu lambisussid, nende puhul arvasime ka meie, et see on väga vajalik. Nii, vaatame, kus sa mul oled. Palu, ole lahke. Teeme kõiki lastega koos, eks ju. Et lambisussid olid meie meelest ka geniaalne mõte, et minul näiteks on magamistuba üleval korrusel ja vannituba allkorrusel ja kui enamus aastast on pime, siis sellised sussid oleksid nagu väga hea, kui seal trepi peal kolada. Siis teise preemia saab Inger Hermia Karu, kelle... Kuidas? Kaju, vabandust, väga vabandan, anna andeks, kelle leiutis oli siis päästerobot Retriever. Selle puhul me hindasime kõrgelt seda, et mägedes, mis on väga keeruline piirkond ja väga lumine ja kus juhtub rohkesti õnnetusi, et seal selline väike liikuv robot oleks väga omal kohal, kes suudaks leida hätta sattunud inimesi ja neile ka ehk esmast abi anda või nad vähemalt sealt lumelaviinide alt välja tirida. Nii et väga geniaalne leiutis. Ja noorema rühma siis meil viimane auhinnasaaja on Jasper Jürimäe, kes leiutas sellise asja nagu koristuspuldi auto. Ja see on ilmselgelt selline leiutis, mis tuleb laiskusest. Et miks ise koristada, kui selleks on olemas väga tore auto. Vajutad aga puldil nuppu ja auto jookseb mööda tuba ringi ja koristab kõik asjad ära. Siis 4. kuni 6. klassini läks asi väga raskeks, seepärast, et järjest keerulisemaks leiutised läksid ja kõik tundusid nagu nii toredad. Aga mingi valiku me pidime tegema ja nüüd me lähtusime siis vajadusest ehk siis sellest, et meil on kombeks inimestena toota nagu arututes hulkades prügi, sodi, jääke. Ja meie auhinna saaja on siis Rico Rosenberg, kes leiutas süütematerjali biopressi, mis siis lahendab korraga siis paberihundist läbi käinud paberisodi teema ja siis ka sõõrikupaarist üle jääva kasutamiskõlbmatu õli teema, pressides need kokku pisikesteks süütetablettideks. Nii et Rico Rosenberg, palun. Teine tundus mulle ka nagu hästi tore leiutis, et iseenesest nagu väga lihtne, aga tohutult vajalik, kui keegi on kodus hädas olnud lõputute juhtmetega, mis kipuvad nagu maod oma vahel põimuma,
siis selline asi nagu iminappadega pikendusjuhe oleks täiesti teretulnud, mida sa saad kinnitada jalust ära. Seega leiutaja nimi, see on siis Robert Kaljuvee ja ma olen väga tänulik talle, kui see kohe varsti ka tootmisse tuleb. Siis 4. kuni 6. klassini meeldis meile veel väga Karl Eelmaa leiutis, mille nimi on Tähetark. Ja see nüüd on ka konkreetselt vajadusest lähtuv leiutis, sellepärast, et leiutise eesmärk on aidata düsleksikutel ehk siis inimestel, kes on vaeglugejad. Nad ei saa hästi lugemisega hakkama mitte sellepärast, et nad oleksid laisad või rumalad, vaid sellepärast, et neil on niisugune eripära. Ja see tema Karli siis äpp ongi mõeldud selleks, et aidata siis niisugustel inimestel kergemini lugeda. Väga tore. Ja meie viimane leiutaja, kes auhinna saab, on Liise Paldermaa, kes leiutas siis telefoni laadiva pargipingi. Iseenesest väga lihtne, lennujaamades juba on, miks see võiks olla parkides. Et ma siis väga tänan kõiki leiutajaid, nende juhendajaid ja korraldajaid ja jätkake samas vaimus, siis on teadusel tulevikku. Aitäh! Ja eripreemiad on ka veel kirjastuselt Argo. Auhinnad annab üle siis Anu Noorma, Teadusagentuuri juhatuse esimees. Ja ma esimesena kutsungi kohe siia Alisa Jenihina ja vaatame tema tööd videost. Väsinud, on aeg sööma minna, teen endale makaronid. Makaronide mugavaks ketmiseks mina leiutasin makareha. Sellega makaronide ketmine on lihtne, lõbus ja ohutu. Laen makareha kõvade makaronidega. Tean täpselt, mitu makaroni mina söön. Panen vette, ei pea muretsema, et nad klapivad kokku või poti põhjaga. Isegi ei pea neid segi liikuma. Korraga saab mitu makareha panna. Makaronid on valmis. Taldrikule panen kohe sirgelt ja minu valitud mustritega. Värviliste makaronidega saab ilusaid mustreid. Makareha on väga lihtne teha. Siin on esimene prototüüp. Nagu teised köögitistad, makareha saab olla plastikust või metallist. Nüüd ma lähen sööma. Head aega! Alisa, ole hea! Makareha. Palju õnne. Tule siia, ootame teised ka ära. Ander Järv, soolade valemite koostamise veebipõhine õpikeskkond põhikoolile. Ander lõi siis enda praktilise tööna Jõgeva põhikooli keemiatundides kasutamiseks veebipõhise õpikeskkonnas soolade valemite koostamiseks. See annab tagasisidet nii õpilasele kui ka õpetajale ülevaate harjutamise tulemuslikkusest. Süsteem salvestab saadud tulemusi ja haldab selle kasutajaid ja veebikeskkonna loomiseks kasutati programmeerimiskeelt PHP andmebaasisüsteemi MySQL
No nii, Seppo Paalandi Pärnu Vabakooli 4. klassis soki ja kinda kuivati. Koroonaaeg. Palun tule siia. Kellel ei oleks olnud probleemi märgade sokkide ja kinnastega, kuidas saada neid aga kiiresti kuivaks? Appi tuleb võtta soojapuhur või föön, tühjad plekkpurgid, millesse puurida augud ja koondada need omavahel kokku ning aukudesse lisada torud, kuhu riputada kindad. Alt puhub puhur sooja ja asjad kuivati kiiresti ilma suurema vaevata ära. Pärtel Enok, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 8. klass ja sõudergomeeter, generaator ja sõudebaas elektrijaam. Trenni tegemisel palun tule siia. Trenni tegemisel kasutatakse energiat ebaotstarbekalt. Inimese tehtav töö läheb tühja. Lahenduseks on elektrienergia tootmine sõudergomeetriga. Saadud energiaga saab laadida telefoni või vaadata televiisorit, kui tavalise sõudergomeetri hoorata asemel kasutada hoopis elektrigeneraatorit ja spordisaali võiks täis teha sõudergomeetritest, et sellest saaks siis sõudebaas elektrijaam. Tulevikus võiks olla ka vastav töökoht, sõudja elektritootja. Ja palume siia ka Otto Seppeli, kes tegi käärjala ja vaatame ka videot. Siin on käärid, siin on mootor, siin on aku, siin on pealelüti, siin on talalüliti. Film. Nagu te aru saate, aiatöödel on kõige tobedam asi see kummardamine. Nüüd ei pea kummardama ja saab kõik majakuur ja peenrääred ja puude põõsaste alused ära niidetud. Akutoitel töötavale ja jalatsitele kinnitatud murukäärid võimaldavad ilma küürutamata seda niitmistööd teha oluliselt lihtsalt. Otto! Teeme siis ühispildi ka. Kirjastus Argo eripreemiad siis olid need. Ja hetkeks võib maski ka, tulge nad paar sammu ettepoole ja hetkeks võib maski ära võtta. Aplaus, aitäh! Need olid siis meie eripreemiad ja koostööpartnerite preemiad ja nüüd siis need kõige tähtsamad preemiad ehk siis riiklikud preemiad ja riiklike preemiate kätteandmiseks on meiega liitunud haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Aitäh ja väga suur tänu kõigile leiutajatele, sest tänu teile ju elu edasi arenebki. Et kui teie ei leiutaks, siis meie elu jääkski selliseks, nagu ta praegu on. Ja me kõik tahame, et elu muutuks aina paremaks. Et meie elu muutuks lihtsamaks, efektiivsemaks, nii nagu noormees näitas, et ei peaks kummardama, vaid saab ka kummardamata peenrääri korda teha. Esiteks, minu sügav lugupidamine
õpilasleiutajate korraldajate suhtes, et üle 10 aasta te olete leiutajate konkurssi korraldanud ja tegelikult see, mida te teete, tõenäoliselt enda teadmata, on hariduse arengukava 2030 elluviimine. Sest et just hariduse arengukava, mille me hiljuti valitsuses ka heaks kiitsime, tõstab esile tehnoloogiaharidust, innovatsiooni ja loodus- ja täppisteaduste olulisust. Ja seda teie noorte seas propageerite. Head juhendajad, kindlasti need noored leiutajad vajavad juhendamist ja see, mida teie juhendajatena olete ellu viinud, on puhas ehtne kaasaegne õpikäsitlus. Sest mida ütleb meile kaasaegne õpikäsitlus? Seda, et aina enam on vaja ainetunnis omandatud teadmisi viia kohe praktikasse. Ja tänu teile on saanud sajad ja sajad noored üle Eesti oma teadmisi viia kohe praktikasse. Ja seda kinnitavad ka teadusuuringud, et just nimelt sellised teadmised ka kinnistuvad lastele pikaks ajaks. Et see on hästi oluline, kui me tahame midagi lastele õpetada, siis see peab toimuma läbi praktika. Ja armsad leiutajad, teid oli sel aastal 658 76 erinevast koolist ja tore on näha, et ka võitjate seas on väga erinevatest Eesti piirkondadest noori inimesi. Eriti hea meel mul on selle üle, et noorte leiutajate seas on praktiliselt võrdselt poisse ja tüdrukuid. Me teame, et üldiselt reaalainetesse lähevad rohkem õppima poisid. Ja samamoodi me teame, et tegelikult tüdrukud sobivad reaalainetesse täpselt sama hästi, kui sobivad poisid. Et tüdrukud on täpselt sama head leiutajad kui poisid. Ja meil on näiteks meie IT-sektor ütleb, et neil on 10 000 töökohta on täitmata, et on vaja häid töötajaid. Ja kui me vaatame praegu, kes lähevad IT-d õppima, siis enamasti lähevad poisid. Ja sellest ei piisa, on vaja, et tüdrukud läheksid ka IT-d ja tehnoloogiat ja inseneeriat õppima. Eelmisel nädalal Euroopa haridusministrite kohtumisel öeldi, et meil on täna Euroopas 700 000 täitmata IT-valdkonna töökohta. Kohe võiks minna tööle, kui oskused lubaksid. Ja teie kindlasti olete tulevased IT-spetsialistid, leiutajad, insenerid ja neid spetsialiste on meil Eestis väga palju puudu. Et kui meie arengukava ütleb, et need on sellised olulised valdkonnad, siis samal ajal me näeme numbritest, et need on just sellised erialad, kus ülikoolides vastuvõtt väheneb, mitte ei suurene. Nii et ma väga loodan, et kui teie jõuate ühel päeval ülikooli ikka, siis te lähete ka neid erialasid õppima. Nii et suur tänu teile, korraldajatele, juhendajatele ja kõige suurem tänu leiutajatele, tänu kellele meie kõigi ühine elu saab muutuda ainult paremaks. Aitäh! Aitäh! Ja palume proua ministrile jääda siia. Ja palun siia ka Anu Noorma. Hakkame siis preemiaid üle andma. Preemia koosneb tänukirjast ja preemiast. Ja kõigepealt siis ongi kategoorias 6–7-aastased lapsed. Esimene kooliaste, 3. preemia, 250 €. Palun siia Marta Koroško oma linalakkade majapidamistesse sobiva olmerobotiga. Hästi ruttu. Pilt on tehtud, suur tänu. Palun siia Grete Pärnapuu sohivastase täringu viskekarbi loomise eest. Tervitused vennale.
ja teeme pildi ka. Ja palume siia nüüd Susanna Soe, Gustav Adolfi gümnaasiumi 1. klass ja tema töö on tolmuliblikas. Tolmuliblikas on ruumis lendav robotliblikas, kes korjab tolmu. Toast aitavad tolmu leida liblikandurid. Selleks, et ükski tolmukübe ei jääks koristamata, saab liblikas liikuda kitsastesse kohtadesse ja ka kõrge lae alla. Ja Susanna loodud liblikas on laetav ja tema tolmukotti on lihtne tühjendada. Aitäh! Noorem kooliaste ja teine preemia. Mark-Martin Loomets, turvaseade Scorpi eest. Temal on video ka, aga ole hea. Mida sa siin teed? Scorpi. Milleks sa selle Scorpi tegid? Nendel lasted on asjad kadunud. Organd on need minema viinud. Ma mõtlesin niisugune skorpioni nimega Scorpion. Et hirmutada pahalasi eemale. Ja lastega on see probleem, et lastel kaovad asjad ära, jah? No selge. Ja selle järgi tahad siis teha ilusta suure skorpioni? Jah. Mismoodi see töötab? Selle ma panen puldi auto peale. Teen teha. Panen puldi auto peale. Ja siis, kui keegi hakkab tulema pahalane, siis ma sõidan nurga tagant sellega välja. Ja siis hirmutad seda pahalast? Ja mul on kaamera ka veel ees. Selge. No siis tuleb hakata seda tegema. Olgu. Ma loen jutsi. Pahalaste hirmusti. Oi. See ei ole nii lihtne, kui ma arvasin tegelikult. Nüüd ma teen sõra teravaks. Täna ma panen viimase jalaga. Nüüd vargad küll ei tule meie majja. Aplaus! Teeme siis pildi ka. Aitäh! Palume siia nüüd Viktoria Viidingu, Tartu Mart Reiniku kooli 2. klass ja tema on välja mõelnud 2-poolse hambaharja. Mine sinna tädide juurde, vabandust. Ja siis... Lapsed ei pese teatavasti korralikult hambaid ja selleks, et hambad saaks korralikult puhtaks, on suurepäraseks lahenduseks 2-poolne hambahari, mis puhastab 2 hambarida korraga. 2 korda efektiivsem. Suur tänu.
ja palume siia nüüd Anni-Triin Soika, tema töö on targik ehk siis tarkuse padjapüür, sõnade ja korrutustabeli abil õppimine mängude abil on lihtsam, lastele meeldivad pehmed ja värvilised asjad ja just seetõttu kujundas Anni-Triin korrutamise õppimiseks padjapüüri. Õppimist kontrollitakse LED-tulede abil, mille abil märgitakse ära need korrutustehted, mida peab veel harjutama ja targiku abil saaks õppida ka näiteks komade kirjutamist või ingliskeelseid võõrsõnu. Aitäh! Ja esimene preemia selles vanuserühmas läheb Miia-Merli Nisule lambisussid. Aitäh! Järgmine kategooria on siis teine kooliaste ja kolmas preemia läheb Joonas Salmistole Tallinna Prantsuse Lütseumist. Taibutops, kui õpitav info on kogu aeg nähtav, on seda kergem meelde jätta. Joonase leiutis aitab ilma tuupimata tähti ja tähestikku õppida. Puidust majakujulise pliiatsi topsi peal on graveeritud tähestik, et tähed oleksid laua taga istudes ja topsi vaadates kogu aeg silme ees ja jääksid kergesti meelde. Miks mitte õppida topside abil ka korrutustabelit ja valemeid? Aitäh! Kolmanda preemia saab ka Olimar Jaroslavski, keda me tervitame kodus. Temal oli see ühe käe pesija. Tõnis Reidalu, nutikas postkast eest. No nii. Aitäh! Ja palume siia Markus Stepanov, Pirita Majandusgümnaasiumi 5. klass, Vegeboks. Neid pruuniks läinud banaane või poolpehmeid porgandiaid ja idutavaid kartuleid. Rahu ei anna ka sügisene äädikakärbest invasioon. Et mitte toitu ära visata, on hädavajalik köögiviljade säilitamine nende ideaalsel temperatuuril ja niiskusastmel. Siis tuleb appi Markuse leiutis Vegeboks, mis arvutab välja vastavalt sisestatud juurikate kogusele ideaalsed tingimused nende säilitamiseks. Lisaks on igal riiulil kaal, et vaadata vajadusel telefoni äpist kastis olevate varude kogust. Nii ei pea koju midagi igaks juhuks ostma. Palju õnne! Palun siia Edward Lass, Tõrva gümnaasiumi 5. klass, lukuga tõukeratta hoidja. Aitäh! Ja palume siia Martin Sinimaa, Pirita Majandusgümnaasiumi 5. klass, painduv iminapaga raamatu lahtihoidja. Kui raamatu lugemisel käed või selg ära väsivad, tuleb siis appi Martini leiutatud lahtihoidja, mis säästab sind tüütust raamatu hoidmise vaevast. Lugemiseks tuleb raamatuhoidja iminapaga ots kinnitada kas laua, voodi, peatsi või seina külge ja hoidja teise otsa raamat. Ja leiutis hoiab raamatut avatuna ja lugejal on ainult lehe keeramise vaev. Palju õnne! Ja saunahuviline Adele Hirmo, kibu ja saunakulbi varre jahutussüsteemi eest.
suur tänu Adele. Ja 12 preemiat Alisa Jenihina makareha eest, makaronide keetmise reha. Ja palume siia veel kord ka Karl Eelmaa tähetark rakenduse eest. Nii, mälestuseks pilt ka, suur tänu. Ja selles vanuserühmas saab esimese preemia 500 eurot Ragnar Leeduks mahlasäilitusabi komplekt. Nüüd võib naeratada ka. Aitäh! Ja nüüd on meil siis kolmas kooliaste, kolmas preemia väärtusega 750 eurot Peeter Kuusik Aia Transformeri eest. Transformer on täiesti olemas, järgmised tellimused on soolas. Saab vidinaid osta jälle preemia eest. Aitäh! Eesti veekogude äppi tegi Elis Ütsik. Palun siia. Aitäh! Ja kolmanda preemia saab ka Karl Markus Trumm, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 7. klass, ise süttivad rattatuled. Jalgrattatuled lülituvad ise sisse, kui on hämar ja liikumissensori abil ka. Sensorid asuvad pisikeses kuskil. Ühesõnaga liikumissensor toetab hämarasensorit pimeda ajal ja sõidu lõppemisel kustub ka tuli. Nii ei unune pärast sõitu tuled põlema, mis säästab ka valgust ja akut. Vanemad jalgrattasõitjad muidugi mäletavad dünamut, mis töötas just siis, kui sa sõitsid. Aga naeratus ja aitäh! Ja esimese preemia saab Marleen Viisut Kose gümnaasiumist puukoti loomise eest. Palju õnne! Suur tänu!
Järgmine kategooria on gümnaasium ja kutseõppeasutus. 3. preemia läheb 3 neiule: Katriin Siling, Ann-Margaret Hünerson ja Marcella Tamm atmosfääri kujundamise patjade eest. Nii, vaatame fotograafi. Aitäh. Teine preemia, see on 1300 €, läheb Maili Karusele, kes vaatab meid üle veebi. Tervitame sind. Aitäh äppi-täppi eest. Ja veel üks teine preemia. Grete Paat, Anita Algus, Paul Jürgens ja Jürgen Tihhanov. Ja üks esindaja on kohal ka. Ole hea. Suur tänu ja nüüd on meil aeg anda üle juhendaja preemiad ja anname siis need nüüd vastupidises järjekorras kõigepealt siis esimese preemia saanud tööde juhendajatele ja Eleri Troska Kindluse kooli juhendaja lambisusside juhendamise eest. Aitäh. Palume siia Tõrva gümnaasiumi Jaan Tasa. Ragnar Leeduksi töö mahlasäilituse abikomplekt juhendamise eest. Meie leiutisürituse legend igal aastal kohal. Suur tänu. Krista Käsper Kose huvikoolis ja tema juhendas Marleen Viisuti tööd Puukott. Palume siia veel kord Eleri Troska, sest et teise preemia saanud tööde juhendajana on ta ka saanud siis Skorpi juhendamise eest preemia. Palju õnne. Pilti ei pea tegema. Eelmine läks nässu, teeme uue. Aitäh. Meelis Viiding. Victoria Viidingu töö kahepoolne hambari juhendamise eest.
palume siia veel kord Katrin Soika Targiku juhendamise eest. Maksim Janihin, Alisa Janihina makareha ehk makaronide keetmise reha juhendamise eest. Palume siia Simone Eelmaa, Karl Eelmaa töö tähetark juhendamise eest. Suur tänu. Ja nüüd palun siia Ülle Seevri, ikka selle kuulsa füüsiliste kaartide kaotamiseks mõeldud telefoniäppi juhendamise eest. Tänu. Ja viimane juhendaja preemia läheb Anneli Karusele, kes koos Maili Karusega vaatab meid jälle veebiteel. Palju õnne! Parima kooli preemia ja see on esemeline preemia väärtusega 3050 €. Ja õnnitletakse siis seda kooli, kes on parimaid ja häid tulemusi näidanud. Ja see on sel aastal Kindluse kool ja juhendaja Eleri Troska. Nii, vaatame nüüd fotograafi. Parima kooli juhend. Aitäh Kindluse koolile. Ja on jäänud viimane auhind. See on kõik siin kirjas. Teaduskonkursile on palutud siis keegi. See toimub 2022. aasta maikuus. See Eesti esindamine siis International Science ja Engineering Fairil. Arvake ära, mis see kõik on. Füüsiliste kaartide kaotamiseks mõeldud telefoniäpi eest. Palun siia. Palju õnne. Aitäh kõikidele, kes osalesid. Ma arvan, et kõik jäid väga rahule. Ja tegelikult ongi nii, et me saame siin majas veel natukene ringi vaadata, võtta kooki ja morssi ja teha ühe ühispildi.